Lähme siis küsimuste ploki juurde ja ma tahtsin selle viimase kohta öelda, et jah, võib-olla siin on mingi õuelepe, et tipis on ju küll niiviisi, et tegelikult need eliksiri arvutused toimuvad tegelikult Detaisi rahast ostetud raua peal, aga kõik see koolitus on jälle nagu sõltumatu, et mina ei tea, need koos või eraldi, see on niisugune tehnika küsimus, aga ütleme, et tegelikult nad loomulikult raua pealt õue jätkuvad, osaliselt vähemalt. Aga kuna nad on kogu aeg 7/24 töös ilmselt mõlemas linnas, siis ju mingit probleemi ei ole. Täiendada, minu arusaamine on ka see, et üks on puhtalt raua teema ja teine on raud pluss vähe rauda, aga rohkem orienteeritud. Okei. Võib-olla ma eksin, aga mul on arusaamine. Nii, selle ploki juures, kus olid väga suured võrgustikud ja mis katavad nii geograafiliselt kui valdkondlikult kõige suurema osa ilmselt teadlaskonnast. Kas siin on ettepanekuid, küsimusi? Indrek? Selline küsimus Sime kohta, et ehitati suur jokk Vivarium ja selle juures oli kindlasti kava ka siis ühendada või konsolideerida seni olevat Vivariumid. Mitu Vivariumit Tartus töötab ja on see olukord nagu vastavalt plaanida? Ja see on töös. Tartus töötas enne, ma arvan, kas 5 väikest loomamaja praegu. Kodu ja nendest ikkagi osa on suletud, kõik veel ei ole jah. Sest nagu ütlesin, me saime esimese viired sinna sisse tuolas augustikuus ja siis oli kõik dubleeritud, see on meie plaanipärane. Me arvame, et kuskil aasta-2 jooksul kaob see dubleerimine ära. Muidugi me kindlasti, kuigi ta on üle-eestiline, siis on väga raske öelda TTÜ-le, et pange kinni, et Tallinnas ei võiks olla. See on mõttes, me seda me kindlasti teeme, aga Tartus kindlasti on konsolideeritud üks olla. Ja siin sa näed, et see koondub? Jah, see käib jah, see protsess on. Indrek veel. Ja mul on teine küsimus veel, natuke sellisem üldisem, ma ei oskagi öelda, kes sellele vastust võtab anda, aga et kuidas ikkagi esitleda sellise riikliku infrastruktuuri siis laiemat kasutust. Me oleme siin erinevates esitlustes näinud, et on käive, siis on viimases esitluses oli näiteks, et liikmemaks on palju väiksem kui saadud projektide hulk, eks ole, projektide rahaline mõõt. Siin on võib-olla ka osutatud teenuse maht teistele inimaastates või milles iganes ja minu arvest, kui rääkides sellest, et kuidas teadus panustab Eesti arengusse, et siis me peaksime ka mõtlema, et kui palju sellest teenusest või millest iganes, mis me väljapoole teeme, et kui palju see läheb erasektorisse ja kui palju läheb avalikku sektorisse ja võib-olla ka välismaale. Et me peaksime kuidagi proovima näitlikustada või esitleda seda, et mida see teaduse infrastruktuur siis ühistes eesmärkides annab. Tõepoolest kõik on ostnud seadmeid ja võib-olla ka mitte kõik, aga see ei ole peamine. Enne kui Sulevile annad sõna kommenteerimiseks, ma ütlen sellise kommentaari, et kõik need objektid on tegelikult niivõrd erinevad, et niisugust ühtset parameetrite komplekti välja arendada ilmselt ei ole mõtet ja seda sa ei pea ka silmas. Aga kindlasti tuleks nendest ülesannetest, mille jaoks see meede on ellu kutsutud, nendest eesmärkidest lähtuvalt anda vastused nende eesmärkide täitmise osas. Ja need on erinevad, ei saa põhimõtteliselt, ma ei tea, keelekeskust ja keelega seotud valdkonda ja mingit konkreetset rakendusväljundit, seda sama Simega seotud valdkonda, kas või näiteks ühtsete parameetrite alusel kuidagi mõõta või muuseumi näiteks, mis iganes. Et siin, aga tema eesmärk on ju tegelikult olla nähtav ja katta riiklikke huve, mis puudutab nii riiklikke prioriteete kui ettevõtluse toetamist ja ka need humanitaarsemad valdkonnad panustavad riiklikesse huvidesse ju täpselt samuti. Sule? Ma tahtsin Indreku küsimust kommenteerida, et see on hea märkus ja või oluline asi, me tegelikult peame seda silmas. Et meie keskuse RSKTK eesmärk on ikkagi
olla riiklikult hea partner, olla selline üks selline single entry point, kus riik saaks adekvaatselt informeeritud informatsiooni. Ja neid näiteid võib-olla palju, aga võib-olla kui te mõtlete näiteks, kus me oleme riiki aidanud, ega tegelikult see on täiesti kasutamata, me oleme edasi halvasti reklaaminud, võib-olla oleks siin hea nõuga teie käest kuulda, mida peaks tegema, et meid paremini kuulatakse, kokki raportis küsitud kellegi käest meist nõu ja meditsiin ei tea Eestis. Aga mõni hea näide, kus me oleme väga hästi õnnestunud, on näiteks Andrus Veerpalu juhtum, mis oli meie nõustatud projekt puhtalt. Ja samuti mõelge siin, ma nimesi ei nimeta, mõelge siin mõne teise tähtsa isiku tervisetegija, et see tegelikult on käinud meie keskused. Meie keskused inimesed omavad seda kompetentsi, et see mõistlik otsus langetada. Ma tooks ühe märksõna siia juurde, mis ilmselt teises plokis võiks käsitlemist leida. Kui meedet püsti pandi, siis teadlaste poolt oli üks mure selles osas, et aparatuuri peaks kasutama piltluses 24/7, et oleks efektiivselt rakendatud, seda koormust ei saa panna teadlastele. Kuskil on operaatori võimsus selleks vajalikud ressursid tarvis leida. Välja arvatud Ivo ettekandes, kus oli väga informatiivne slaid toodud aparatuuri 24 tundi kasutamise osas, vähemalt osas. Ma usun, et see oleks üks teema, kus ootaks teie soovitusi, mõtteid, kuidas seda valdkonda niimoodi edasi arendada, sest see on oluline ressursi ja aju kasutamise seisukohalt. Jah, viimane kommentaar. Ma ütleks paar sõna, mul tuli just Kristjani jutuga meelde see Toompea see koosolek, seal tegi siis see Brüsselist. Kaljurand tõi siis välja selle auditi tulemused, et laborid seisavad tühjad. See on just see sama, eks ole, kui me võtame mingisuguse üldise suure statistika ja kui meil ei ole seda konkreetselt nende objektide kohta, seda infot, kuidas seda kasutatakse, siis ongi niisugune tulemus. Laborid seisavad tühjad. Ma seda lauset ei võtaks väga üldistava. See oli niisugune väide, auditi tulemus, seda veel arutati. Vaata see on hästi, mul oli enne 2 kommentaari, et mul korral läks nagu see kergelt krampi, kui jutt oli sellest isetasuvusest, et eks oli jumala eest, me ei tohi ju mõelda, et need infrastruktuuri objektid muutuvad isetasuvaks selles mõttes, et kui palju nüüd ülikoolid ise oma grantidest ja lepingutest neile peale maksavad ja kui palju tullakse taas ja taas riigi käest raha küsima. See nüüd on ilmselt väga erinev sõltuvalt sellest konkreetsest infrast, aga see on teaduse infra. Kui see oleks 100% isetasuks, tuleb firma teha. See on ühismeede, nii et selles kõik panustavad. Et saame ikka isetasuvusest ühtemoodi aru, et ma saan aru, et Indrekule ei meeldi, kui iga pool aastat tagant tullakse sellest raha küsima. Aga a priorselt ei tohi need asjad olla isetasuvad, sest see on hea infra. Lihtsalt, et see oleks ära võetud. Nii, head kolleegid, kohvipaus, 2 minutit, 12 läbi, tuleme tagasi. Aga palun. Kas sellega saab vahetada ka slaide või? Kuule sai küll jah, näed siin on olemas mingid nupud, aga põhimõtteliselt saab siin ka opereerida vist. Ei, ma mõtlen, et kui ma siin istun, et see mul on parem. Peaks töötama. Näed töötab. Nii, lähme oma programmiga edasi ja järgmine on E-Varamu ja Mandrat, ole hea. E-Varamu ja kogude säilitamine. Ma näiteks seda pealkirja, esimene etapp sulgudes. See oli 5 aastat tagasi pandud täiesti teadlikult. Siin on meie konsortsiumi nimekiri, Tartu Ülikool on juhtiv asutus koos rahadega kokku kogu selle asja peale 2,7 miljonit. E-Varamu kaugemaks ambitsiooniks on aidata kaasa olulisema Eesti vaimuvara digitaliseerimisele ja pikaajalisele säilitamisele, teha kõik ühtse portaali kaudu kättesaadavaks ning luua otsimootori tarkvara, mis saaks võimalikult täpselt aru, mida otsitakse ja annaks otsitud tulemuse kiiresti. See on ka 5 aastat tagasi kirjutatud nii-öelda unistus. Ja teine eesmärk on füüsiliste algmaterjalide
säilitamine. Meil see asi on jagatud nii, et ma olen oma ettekande teinud nii, et iga konsortsiumi liikme kohta siis paar sõna. Esimene neutraliseerimiskeskus, see on Tartu Ülikooli raamatukogu juures ja selle mõte on tegelikult neutraliseerida liighappelisele paberile trükitud raamatud ja tagada läbi selle siis nende pikem säilimine. Pilt, mismoodi see võiks välja näha, on siin. Mõte on selles, et raamatud komplekteeritakse ja pannakse fluororgaanilisse keskkonda, kus magneesiumoksiid siis neutraliseerib selle liigse happe seal paberis. Eesmärgid on täidetud sedavõrd, et üks hange on nässu läinud, aga aasta lõpuks saab see komplekteeritud ja valmis. Kasutamisvõimalused sellel keskusel on avatud kõigile ja jätkusuutlikkuse probleemiks minu arvates saab olema see, et kas on piisavalt rahalist katet selle käigus hoidmiseks, ütleme tellimusi. Teine on Digar, see on Rahvusraamatukogu digiarhiiv. Sisuliselt e-varamu kaudu Digari arengut toetati ja selle kohta ei oska muud öelda, kui et need arendustööd on tehtud. Digar on kõigile sellel aadressil kättesaadav ja tuleviku mõttes ma arvan, Digarit hoitakse üleval nii ehk teisiti, aga eks iga toetus ole nendele ka teretulnud. E-varamu digikeskus, mis on Kirjandusmuuseumi juures, selle eesmärk on digiteerida need materjalid, mis on salvestatud omal ajal selliste vahenditega ja on siis reaalselt ka ostetud nii salvestusaparatuur kui nende helide ja ka video töötlemisaparatuur, põllu peal salvestamise vahendid. Nii et suurel määral minu meelest on selle osa eesmärk täidetud, et vajalikud seadmed on olemas, ka plaaniliselt, kui palju seal sooviti teha, on ligilähedaselt, need mahud on ka täidetud ja mõistagi on see kõigile kättesaadav ja jätkusuutlikkuse probleemiks on siin tegelikult selle käigus hoidmine. Siis teine digikeskus, see on Akadeemilise Raamatukogu juures ja selle mõte on käiku panna digiteerimise täistsükkel, mis tähendab seda, alates siis tood raamatukogust sinna keskusesse, viid pärast tagasi ja lõpptulemus on portaali kaudu kõigile nähtav. Ja siin on siis paar pilti selle keskuse avamisest, mis toimus läinud nädalal ja siin 2 riista ka. See esimene siinpoolne riist, mõlemad on Šveitsi päritolu, neid on maailmas alla 30, see on tõesti selline, ütleme, tippklassi aparaat. Ja see avamine tegelikult me tegime selle pärast nüüd alles, et praegu võiks siis öelda, et me oleme jõudnud nii kaugele, et tootmisliin on käima saadud, 12 tundi päevas see digikeskus töötab ja esimene prioriteet, mida me kavatseme digiteerida ja kättesaadavaks teha, on siis nii-öelda Eesti teadusaegade algusest päärist alates kuni tänapäevani välja. Ja see kavandatud võimsus oleks 3 miljonit lehekülge aastas ja siin remargi korras tasuks öelda nii-öelda rahvusliku programmi, mis ei ole küll nagu meie kohustus, aga tasuks väga tõsiselt mõelda, mõttes kogu Eesti trükivara on hinnanguliselt kuskil 50 miljonit lehekülge, meie suudaksime 3 miljonit aastas
ära teha, nii et tegelikult ütleme rahvuse kooshoidmiseks oleks see väga arvestatav asi, et me saaksime öelda, et kõik Eesti asi on elektrooniliselt kättesaadav, mõistagi tekstituvastusega, nii et võtke ja vaadake. Ja see meie digikeskuse materjal on siis elektrooniliselt kättesaadavad ka www.etera.ee ja jätkusuutlikkuse mõttes on nii-öelda puudujääke, mida sinna oleks vaja juurde osta, aga korralik valem selle keskuse käigus hoidmiseks on tegelikult ka probleemiks. Noh, see on siis Etera esilehekülg. Ja järgmine on portaal. Seda portaali oleme ehitanud koos ülikoolide raamatukoguga, Rahvusraamatukogu Tallinna linna, Tartu linnaga, mis on Elnet konsortsium ja see on portaali struktuur, kuidas ta on mõeldud. Ja kogu selle portaali mõte on see, et siduda erinevates asutustes olev Eesti vaimuvara, siin rohelisega on need, kes sinna on juba seotud ja mustaga need, kes siis veel selle tegevuse lõpuks peaksid ka seotud olema. Ja ja mõistagi see e-varamu saab olema kõigile avatud ja siin on sama probleem, et mõistlik valem selleks, kuidas seda üleval pidada, seda ei ole. Aitäh. Aitäh. On küsimusi? Jah, Henrik. Küsimus, et Eestis on ju teisi kultuuripärandi digitaliseerimise ettevõtmisi ka, aga siin ei ole viiteid nendega üldse. Ei ole mõeldav, et ainult meie teab seda. Ei, kui ma neid nagu mainimata, et siis on väga halvasti, aga muidugi kõik raamatukogud jõudumööda on digiteeritud. Ja. Siis peaks nagu positsioneerima, et kus on meie tegevused paiknevad ainus kontekstis. Meie tegevused paiknevad praegu selles, et see digiteerimiskeskus, mis Tallinna Ülikooli raamatukogu juures on, tema võimsus on lihtsalt hoopis teine kui teistel. Ja nagu see riistamüüjad meile ütlesid, et tavaliselt kõik peavad üleval laborit. See tähendab, et tehakse midagi, mis on põnev ja kõik meie oleme üritanud algusest peale käima saada vabrikud. Mul on üks väga lühike küsimus. Portaal täielikult veel ei tööta, jah? Ei. See on üks võtmekomponent selles projektis üldse. Aga eriti digimaailmas on tempod ju eriliselt tähtsad. Miks ei peaks töötama digiteerimiskeskus 24/7 ja 17 aasta pealt tuleks see alla 10 aasta? Võiks küll, kui raha oleks. Jah, põhimõtteliselt täiesti. Ma olen õnnelik, et ta 12 tundigi on tööle saanud enam-vähem. Tegelikult tõstame selle jalgpallistaadioni raha ära, saab päris uue. Jaa, just. Jah, siit on konkreetne ettepanek, kui pane kirju. Mul oli küsimus, teil oli kirjas, et Einast või Aristegi, et Einast on tegelikult pigem teadlane praegu, et kui suures mahus neid kaasaegseid asju sellesse kogusse. No see on vahva küsimus ja laiemalt vastates on nii, et me oleme võtnud, et me digiteerime ära kõik ja ei hooli või ütleme niimoodi, et autorikaitse seadused ei kehti selles mõttes, et kui sul on raamatukogus olemas mingi asi ja selle ära digiteerid, siis seda tohib teha. Aga kus sa seda näitad, on teine asi. Seega teatud asjade puhul tuleb tulla raamatukokku, autoriseeritud arvuti, teatud asjade puhul kõik ülikooli IP-aadressid, nii et see on nagu keeruline, aga jah, põhimõtteliselt ikka. Katsume kõik ära teha, mis on. Jätame järgmised küsimused plokki. Aitäh, Andres. Ja lähme järgmise ettekande juurde, see on Eesti Keeleressursside Keskuse, Larin Erik Eesti Keskus.
Tervist, mina olen Kadri Lider ja esindan siin Eesti Keeleressursside Keskust. Võtnud omale veeklaasi kõrvale, sest et ma loodan, et mu 2 nädala tagune mandjopp jääb vastu hetkel. Ja mul on väga hea meel täna siin esineda, sest et ühest küljest kuulata, mis toimub teistes teadustaristutes ja teisest küljest näidata, mida me siis oleme valmis jõudnud ja mis võiks olla veel puudu või väljakutsed. Et kõigepealt, kuidas Eesti Keeleressursside Keskus toimib, see on praeguseks välja arendatud infrastruktuuri osa. Siin kajastub peamiselt see, mida me pakume hetkel ressursipakkujatele ja kuidas on omavahel süsteemid liidestatud, selline kaunis pilt, aga ma tulen eesmärkide täitmise juures tagasi selle pildi juurde, et siis näidata, kus on täpsemalt need kohad, mis kajastuvad eesmärkides. Et meil on tegemist siis ütleme puhtalt virtuaalse, digitaalse keskusega, taristuga. Meil ei ole peale serverite ja inimeste töökohtade mingisuguseid laboreid või seadmeid eriti. Ja me toimime võrgus põhimõtteliselt, et see on meie eripära. Ja me peame siis koondama Eesti digitaalse keelevara. Ressursid on siis nii keeleandmestik, mis pakub huvi keeleteadlastele või ka keeletehnoloogidele ja teisest küljest ka kõik see tarkvara, mis on võimalik Eesti keeletehnoloogia arendamiseks. Ja kui rääkida, kes ja kus, siis kesksed teenused ja serverid on Tartu Ülikooli Arvutiteaduste Instituudi juures ning konsortsium ise koosneb praegu 3 asutusest ja need on siis Tartu Ülikool, Eesti Keele Instituut ja Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut. Siin eraldi on välja toodud, millised on siis kompetentsid ühe või teise asutuse juures. Aga järgmisena, mis me eesmärkideks siis, meil oli ütleme üsna mitmeid eesmärke seal taotluses välja toodud, need on pikad ja keerulised. Üks neist on tagada eesti keele digitaalsete andmekogude täiendamine ja säilitamiseks vajalikud tingimused, talletada riiklike keeletehnoloogia programmide projektide tulemused ja tagada neile hallatud ligipääs keskuse teenuste kaudu. See on põhimõtteliselt see esimene eesmärk, digitaalse eesti keelevara ja andmestiku arhiiv, olla selleks arhiiviks, säilitada seda keelevara ja teha ligipääsetavaks mitte ainult teadlastele, vaid ka tehnoloogia arendajatele. Selleks on meil praeguseks kaardistatud olemasolevad keeleressursid eelkõige partnerite juures, konsortsiumi partnerite juures ja kaardistatud keeletehnoloogia riikliku programmi projektide tulemused. Siis veel võib öelda, et meil on kasutusele võetud registrikeskkond, repositoorium. Kui me vaatame seda joonist, siis meie register on siis Metashare'i platvormi peal, siis meie repositoorium ja siit on näha, kuidas nad kõik omavahel suhtlevad. Ning meil on olemas ka tarkvaraarendajate jaoks GitLabi koodihoidla ning pakume ka serveri majutust, samuti varundusteenust tegelikult.
siis teaduskasutajatele on ligipääs hallatud autentimis- ja autoriseerimissüsteemi TAET kaudu. Sellega on andmevahetus korraldatud ja ühtlasi on andmevahetus TAET-i kaudu ka Clarini võrgustiku identiteedipakkujate föderatsiooniga. Ning teisest küljest Clarini keskuste võrgustikuga on metaandmete andmevahetus toimuma saadud. Teine eesmärk on siis toetada sotsiaal- ja humanitaarteadusi, mis vajavad eeskätt suuri mitmekeelseid keeleandmeid ja nende töötlemise kaasaegseid vahendeid. Eesti Keeleressursside Keskus on siis, kui me räägime teadustest, siis eelkõige humanitaarteaduste taristu ja eri uurimisasutustes ta küll paikneb, aga ta on veebist ligipääsetavate andmehoidlate võrgustik. Ning nagu ma juba mainisin, TAET-i kaudu on siis võimalik autentida ka teaduskasutajatena. See on oluline võimalus, et kui me räägime pärast ligipääsust, et oluline on see, et teaduskasutajad oleksid eraldi tuvastatavad. Ning kolmas, veel rääkides humanitaarteaduste teadustaristust, siis meil on olemas koostöö Eesti digihumanitaarteadlaste ja mäluasutustega. Oi jumal. ja on olemas automatiseeritud andmevahetus, nagu ma näitasin. Ja toimub ka nii-öelda kasutajatugi ja teavitustöö käib. Ning Clarini juures siis tulebki ära märkida seda, et me osaleme Clarineliku võrgustikus, me oleme seal liikmed, oma liikmemaksud maksnud, me oleme järje peal püsinud kõigis nendes ülesannetes, mis on küsitud, mis on Clarini võrgustikus sihiks seatud. Teised eesmärgid olid siis hoida keeletehnoloogia taristut ja prioriteediks keeletehnoloogia avalikus sektoris ning olla Eesti keeletehnoloogia riikliku programmi tulemuste nii-öelda müüja, teha seda müügitööd. Avatud juurdepääsust rääkides, et meie ressursid on registris varustatud metaandmetega ja sealhulgas ka teadusandmete toiga ning samuti litsentsiteabega. Kogu see litsentsi pool on ja intellektuaalomandi pool on üks väga tähtis ja väga suurt osa nõudnud töö. Samuti, et kasutajaid on võimalik autentida ja autoriseerida kui teadlasi. See seostub otseselt intellektuaalomandi küsimustega. Jätkusuutlikkus on tagatud sellega, et on olemas kompetentsed töötajad kõigi konsortsiumi partnerite juures ja olemas ka tänapäeva digiarhiivi nõuetele vastav füüsiline taristu. Aga puudu on kindlusrahas ehk siis tegutsemiskulud hinnanguliselt 300 000 eurot aastas. Tänan tähelepanu eest. Aitäh. Küsimused? Jah, Urmas. Meil on selline küsimus, et kuidas Keeleressursside Keskus võtab arvesse teisi ressursse. Alles oli juttu rollist kõneles, kuidas tekib sisuliselt kõigistest digiteeritud raamatutest 3 miljonit lehekülge aastas täistekstide andmebaas, masinloetav kõigi vigadega. Või siis rahvusraamatukogu juurde on tekkimas selle kõigi uute raamatute trükifailide andmebaas, et kuidas need integreeritakse? Need saab integreerida andmevahetuse kaudu, aga ligipääs on endiselt selle triki küsimus. Kui säilituseksemplari seadus ei luba trükifaile kuskil mujal kasutada kui autoriseeritud töökohtades, siis ei saa nii-öelda neid võrku lasta. Aga andmevahetus on võimalik, selleks on nii-öelda eeldused loodud. Jah, Aivo. Keeletehnoloogia on tugevalt seotud IT ja ettevõtluse ja kõige selliste rakendustega. Milline on koostöös ettevõtetega ja kas trend on pigem kasvanud, vähenenud?
ja just eelkõige näiteks vahendada Euroopa Clarini võrgustiku kaudu teiste riikide keeleressursse ja tõlkevõimalusi. Tahakski küsida juurde, et kui suur on tegelikult ühe nüüd teda kasutusprioriteedil ongi määratud välismaa ülikoolid ja nüüd teda välismaa tarbijad. Milline on reaalne seis selle täiendavalt? Kui sa räägid keeletehnoloogia nii-öelda turust Euroopas, siis see on asi, mis Clarini võrgustikku otseselt ei huvita. Neid huvitab orienteeritus humanitaarteadlastele, et humanitaarteadlastele oleks hea. Aga on olemas teised initsiatiivid, kus siis kellatakse põhiliselt seda, et keeletehnoloogiat tuleb arendada meie mitmekeelses Euroopas. See on siis Metaneti initsiatiivid, mis ei kuulu otseselt research and development teemade alla. Ja kui rääkida keeletehnoloogia, kuidas see küsimus oli? Kuna prioriteetides on välismaa kasutajad läbi Clarini võrgustiku, et kuidas see reaalselt on? Läbi Clarini võrgustiku reaalselt välismaa kasutajad saavad ligi meie keeleressurssidele just selle sama teadlaste autentimise võrgustiku kaudu. See toimib praegu? Jaa, see toimib. Kui intensiivselt? Mul ei ole viimaseid andmeid, aga see on, ma jään konkreetselt vastuse võlgu, kuid üks küsimus on seal see, et kui hästi on meie keeleressursid nii-öelda ingliskeelsele või siis teaduskasutajale selgeks tehtud. Meil on praegu enam-vähem kõik eesti keeles nagu kirjeldatud, aga see registrikeskkonnas on loomulikult ingliskeelne ja seal võetakse ühendust, sellest jäävad märgid maha. Okei, aitäh Kadri. Jätame ülejäänud küsimused sinna blokki. Järgmine on Eesti osalus Euroopa sotsiaaluuringute projektis. Mare. Euroopa sotsiaaluuring väga lihtsustatult öeldes on uuring, inimeste küsitlusuuring, mis võimaldab meil analüüsida inimeste hoiakuid, käitumist ja ühiskondade arengut ja mina olen selle uuringu siis rahvuslik koordinaator. Et ehk siis niimoodi näitlikustada, mida me teeme, et me töötame kogu aeg, aga me nimetame nendeks voorudeks, iga 2 aasta tagant on järgmine voor, mis liidetakse olemasse andmebaasi ja viimased on siis olnud 2014, 2012, kus on Eesti osalenud ja mida meeskond teeb, et nendes voorudes siis teatud tükid, teatud osad on need, mis on läbivalt läbi kõigi aastate ja iga kord on teatud mingi uus element, nii et selle Eesti meeskond ja Eesti osa on siis vaadata, et kõik see, mis rahvusvaheliselt on disainitud, sobituks meile, et me enda huvid saaksid kaetud ja see müür, et need erinevad komponendid saaksid ikka püsivad. Nii, ja mida me sellest kõigest saame? Põhimõtteliselt me saame siis läbivalt andmeid analüüsida, ehk sotsiaalteadustes nimetatakse need läbilõike uuringuteks, kohe teada, et kuidas aastal oli, aga mis teaduse ja igasuguse ühiskonna mõjude mõttes on võib-olla veelgi kasulikum, on siiski need ajalised trendid, ajalised andmed, et kus me saame siis mõjusi analüüsida, nii et mida pikem see rida on, mida kõrgem müür, seda tegelikult nii teaduslikult, aga ka ühiskonna jaoks seda väärtuslikumaks ta tegelikult muutub. Nii, see on rahvusvaheline koostöö, et 37 riiki tegelikult on üldse sellest seni toimetanud, nii et kogu erinevate kultuuride, ühiskondade mitmekesisus kokku saada, et siin on siis iga riigil oma ots, me võime mõelda, et Eesti on siis selle nurgatorni ehitaja, et aasta. Ja ajalugu siis on üldse Euroopa sotsiaaluuringud Euroopas umbes 10-aastane. Eesti ühines esimest korda või viis läbi 2004. 2012 tekkis Eestil esimest korda nii-öelda oma raha ja rahvusvahelistumise programm, mis enam-vähem täies mahus suutis katta. Et ma hiljem võin ka rääkida seda varianti, et kuidas me enne toimetasime, et see on vist üks suund, mida tahetakse infrale tulevikus Eestis mõelda, aga see on väga-väga keeruline, et me oleme selle oma raha eest äärmiselt tänulikud. 2013 sai ta siis Eerik terve Euroopa uuring Eerik taristu liikmeks ja 2014 on meil rahvusvaheliste küsitlusuuringute keskus, see on see infopunkt, et kõik võivad alati meie poole pöörduda, me räägime teiste uuringute kohta tegelikult ka
ja Eesti teaduse teekaardil ja kuigi see andmekogu on selle keskpunkt, siis tegelikult selle ümber toimub väga palju tegevusi, et nii Eestis kui rahvusvaheliselt, nii et meil on igasugu muid andmekollektsioone selle ümber ja otse loomulikult meie siis üks võtmetegevusi on selle käelise tegevuse suurendamine, ehk me tahame oma andmekasutajaid koolitada ja et nad saaksid ise üldse rohkem neid kasutada. Nii, need olid küsimused, mida enamus meist sai ja siis ma nendele vastan, et põhimõtteliselt see, mis me lubasime, et need andmevoorud on tõepoolest läbi viidud, 4000 uut indiviidi Eestist on selles rahvusvahelises andmekogus ja kõigile kasutada, Eestis ka. Ja siis vastu aeg-ajalt küsitakse meil ka, et mida Eesti vastu saab, et me saime vastu tegelikult siis 80 000 teiste riigi indiviidi kohta infot, mida me siin saame siis täpselt võrreldavuse alusel Eestis analüüsida. Mis meie jaoks on väga-väga tähtis, on tegelikult meie kasutajate arv, sest me oleme infrastruktuur, see tähendab seda, et ilma minutitki viivitamata igasuguste piiranguteta me anname tegelikult selle laia kasutusse. Nii et praegu on meil 1256 inimest, kes on registreeritud kasutajal, need on siis need, kes ise laevad andmeid alla ja ise analüüsivad, see kaudsel mõju võib ilmselt olla suurem, sest nende analüüsid lähevad kuhugile edasi. Ja see on siis kasvanud poole võrra, et siin me näeme väga siis selget mõju selle viimase rahastusskeemile, et 350 publikatsiooni selle perioodi vältel ja raha saame tagasi, ma kohe näitan mõnda tabelit ka, et põhimõtteliselt kõik need tulemused, mida me lubasime, et on rahvusvaheline, et justamine toimub ja me saame hakkama, et seda oleme näitanud. Siin on siis, me ei kogu tegelikult andmeid selle kohta, et kui paljud projektid või palju projekte on tulnud selle andmekogu tõttu Eestisse. Me võtsime nüüd need kõige lähemad võib-olla kolleegid, kelle kohta meil oli info olemas ja saime tõepoolest, et umbes 3 miljonit on selle projektiga seotud rahvusvahelisi projekte. Sellele lisaks on siis igasugused Eesti projektid, mis kasutavad neid andmeid. Et siin on siis publikatsioonid, siin on andmekasutajate tõus, siin me näeme, et mina interpreteerin, et see on nüüd selle kindlama rahastuse mõju kindlasti. Siis et kes kasutavad, et siin on kõik Eesti suuremad akadeemilised asutused, aga lisaks sellele siis igasuguseid muid, kõik väga paljud ministeeriumid on eraettevõtteid, et on kõik ja rahvusvaheliselt siis me oleme, kui üldse Eesti millestki tagasi või keegi sellest uuringust tagasi saab, siis kindlasti on need Eesti ja Sloveenia, kellel on siis kõige rohkem tulu. Nii, meie võtmetegevusi on, et me koolitame oma inimesi, et nad saaksid, et meil on täielikud avaandmed veebis, aga et nad saaksid kasutada vaja koolituda, koolitusmahud ja tulevik, et tegelikult et praegu on valmis umbes sellest esimene pool korrust, võiks jätkata andmed ise, mis on juba olemas, säilitatakse Norra sotsiaalteaduste andmearhiivis. Nii, kõik. Aitäh. Suur tänu. Nii, Hele. Üllatas, et vanad Euroopa liikmesriigid on väga väikesed. Millest see on, kas see on juba liia riiki, et nemad ei tasugi sellega tegeleda ja ma ütleks, et ma arvan, et ei ole väikese kasutusega, aga lihtsalt, et võib-olla sellist väiksemad nagu Eestis me pingutame rohkem tegelikult, et me oleme osanud sellest rohkem välja võtta. Et ma arvan, et vanad Euroopa riigid on selline Euroopa keskmine, aga tõesti, et ega see kasutajate arv, et me tegelikult teeme päris kõvasti tööd. Et siin ma ei jõua rääkida, aga see ei tule lihtsalt, et paneme andmed välja ja siis nad tulevadki kõik. Me tegelikult ikka töötame selle nimel, et inimesed saaksid kasutada neid ja saaksid aru, mida nad teevad ja et neil sellest kasu oleks. Indrek. Väga lühike repliik. Haridus- ja Teadusministeerium on kindlasti palju varem rahastanud ESS-i kui 2012. Ja, tänu küsimuse eest, see oli nüüd see koht, et mida ma hea meelega kommenteeriksin, et kuna ma saan aru, et mõte on see, et tulevikus infrastruktuuridel võikski olla mitu rahastajat, on lisaks HTM-ile on mingi teine ministeerium veel. Meie oleme seda teinud. Enne aastat 2012 me põhimõtteliselt funktsioneerisime nii, et 60% andis HTM, me oleme väga tänulikud, et ma arvan, et ilma selleta ei oleks Eesti nii kaua välja elanud Aga mida me tegime, pidime iga aasta
1, 2, 3 ministeeriumist veel finantseeringu saama. Ja see oli väga-väga raske, ja hästi lihtsalt võib-olla öeldes, et ministeeriumite jaoks on riigieelarve 1 aasta põhine, mis tähendas kõigepealt seda, et ükski ministeerium ei olnud nõus meile ütlema rohkem kui 1 aasta ette ja enamasti ka poole aasta pealt, et kas on või mitte. Meie rühmana või projektina pidime muidugi toimetama pikemaajalisemalt, nii et aeg ja see tekitas väga palju probleeme, pluss siis muidugi administratiivse koormuse suurus, sest me pidevalt kas taotlesime kellelgi või andsime kellelegi aru oma asjade kohta, et nii on väga raske häid ja professionaalseid asju teha. Et see nüüd ühest kohast üks raha on tegelikult võimaldanud meil professionaalselt toimetada, me oleme Euroopas juba väga kuulsad. Osad projektid tulevad meile juurde ainult sellepärast, et teatakse, et Eestis on sellega väga hästi. Aitäh, Mare. Ma paluksin selle küsimuste ploki jaoks kommentaari 2 küsimusele. Üks on koordineeritud tegevus teiste sotsiaaluuringute gruppidega ja teine, kas ja miks on suht vähe kuulda sotsiaaluuringute valdkonda puudutavaid professionaalseid kommentaare näiteks migratsioonitemaatika juurde, mis praegu on aktuaalne. Nii, järgmine on infotehnoloogiline või IMO, vabandust. IMO, ja Rein. Nii, tere. Et meie infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium on alles kantud teekaardi objektiks, nii et me veel rahastust ei ole saanud, aga tegevused käivad juba mõnda aega ja meie partnerid on Tartu Ülikoolist, kus siis geograafia osakond on koordinaator, majandusteaduskond. Tallinna Tehnikaülikoolist on siis 3 instituuti, logistika, küberneetika, automaatika ja väga oluline ja aktiivne partner on Eesti Statistika, kes siis kogub palju riiklikke andmebaase. Ja meie initsiatiiv tegelikult kasvas välja Kesta programmi Terikvant projektist, kus hakati koos tegutsema ja leiti need partnerid ja väga huvitavad huvid, nii et see on nagu loomulik jätk ühele Kestast alanud initsiatiivile. Probleem, millega me tegeleme ja üldse IMO on probleemikeskne ja see tegeleb sellega, et ränded ja igapäevane mobiilsus on käesoleva sajandi väga suur potentsiaal, sellepärast et kui me ükskõik hakkame uurima Google'i tekkimislugu või Eesti edulugusid või linnade tänapäeva konkurentsivõimet, siis on see, missugused inimesed on hariduse saanud, kust nad tulevad, kuidas nad liiguvad ja väljakutse täpselt samuti, et need rände väljakutsed on suured ja rände andmeid avanenud piiridega maailmas, mitte ainult Euroopas, on väga keeruline saada. Sellepärast, et paljud rändevormid ei kajastu tänapäeval riikliku statistikas ega ka muudes allikates. Selle tõttu see, mida meie tahame teha, et panna erinevad allikad kokku, on üks alternatiivse vaate otsimine. Ja IMO eesmärk ongi arendada välja mobiilsusuuringuid toetav andmetaristu. Siin olemasolev infrastruktuur on väga mitmekesine, me oleme Eesti kesksed ja miks see Eesti kesksus ja miks me ei lähe esialgu nii palju välja, on see, et rändeid on uuritud hästi palju lääneriikides ja seal uuritakse tavaliselt sisse tulevaid rändeid. Väljuva rändega riikidest on seda väga vähe tehtud ja tegelikult seda teisest otsast vaatamist proovime meie katta, integreerides väga erinevad Eestis olevad andmebaasid ja kuna meie pealkirjas või nimes on observatoorium, siis tegelikult ei räägi me mitte ainult nagu ajaloolisest situatsioonist, vaid koostöös TTÜ-ga on meil mitmed nii meremobiilsuse kui ka tegelikult linnasensorite rakendamise teemad, seesama, et kuidas saada adekvaatset teaduslikku infot kohe praegu toimuvatest protsessidest. Meie uuringu siis üks pealkiri või eesmärk on siis see niinimetatud arenenud riikidele järele jõudmine, kus on väga oluline see, et meil on Eesti statistikas täna need andmed ju kõik olemas. Aga neid ei ole omavahel ühendatud ja selle IMO eesmärk on siis need
erinevad loendused ja riiklikud registrid, andmebaasid siis mikrotasemel integreerida. See tähendab, et võrdselt paljude teiste Euroopa riikidega hakata ikkagi individuaalseid rände- ja mobiilsusuuringuid tegema. Ja see on päris suur töö, milles me oleme juba ka mitmeid samme koostöös Eesti Statistikaga astunud. Ja teine on see teistest erinevalt või teistmoodi või paremini tegemine on see, et meil Eestis on see mobiilindus ja IP on väga heal järjel ja meie üle 10 aasta kestnud juba mobiilpositsioneerimisel ja teistel IKT andmetel põhinev uuring sinna andmebaasi integreerida. Ja väga oluline on nende samade linnasensorite ja piirisensorite integreerimine. Näiteks tänasel päeval puuduvad ka Eestis isegi meie naaberriikide vahel autode, busside või ka inimeste ülekäigunumbrid puuduvad. Et Eesti riigil puudub selline ülevaade, et need sensorid ja nende arendamine, ka tehniline arendamine koostöös Automaatika Instituudiga on oluline samm. Väga oluline eesmärk on meie töös andmete teadlastele kättesaadavaks tegemine. Et kõigepealt on muidugi see, et see keskne andmebaas, mida me arendame, on TÜ ja Eesti Statistika vahel, sest need andmed on väga sensitiivsed andmed ja paljudel nendest andmetest on oma omanik ja väga selged kasutamisreeglid ja tingimused. Et see ei saa olla uude single enter pointi, aga selle enter pointi tekitamine on see, et me tahame luua rahvusvaheliselt ligipääsetava e-keskkonna, sarnaselt siis nende loodusvarade andmebaasiga, mida Urmas Kõljalg siin tutvustas. Ja me tahame, või üks suur eesmärk on andmelaborid teha Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis ja Eesti Statistikas, et tuua need andmed teadlaste lauale juba ette valmistatuna. Täna nõuab nende andmete kallale minek väga palju erinevate baaside tundmist ja oskusi ja palju teisi küsimusi. Ja viimane eesmärk on siis avalikkusele kättesaadavaks teha need andmed, et seal on kasutaja ja privaatsusest ja andmekaitsest tulevad piirangud, aga riigiasutuste analüüsi huvid on väga suured. Ma rääkisin teile, et Erikvandi projektist või Kesta programmist see kasvas, et näiteks Riigikantselei või Eesti Pank on need, kes meilt juba tegelikult üle 7 aasta nende andmete töötlust ja ka teatud statistikuid vajavad. Ja open data andmekihtide tekitamine, masinloendavate andmete tekitamine on meie üks eesmärk ja me teeme väga tihedat koostööd täna Eurostatiga, kus me oleme ka üks neid, kes annab nõu Eurostatile, kuidas uusi mobiilipõhiseid andmestikke riikide statistikasse metodoloogiliselt integreerida ja valideerida. Ja võib-olla selle IMO siis lõppkokkuvõte ongi see, et me tahaks rakendada arvutiteadlaste entusiasmi ja sotsiaalteadlaste sellist sisulist huvi, sest ainult niimoodi saab kokku mingi uue väärtuse, mis muudab rahvusvaheliselt need andmed kasutatavaks. Aitäh. Kas on küsimusi? Ja, küsimus, et Tallinna Ülikooli Demograafia Instituut on tegelenud ka demograafiliste andmetega väga palju, aga siin partnerina teda ei ole. Kas see on teadlik või on see mingisugune muust tingitud asjaolu? Kui me taotlesime teekaarti, siis me kutsusime Demograafia Instituudi partneriks, aga neil oli oma projekti taotlus ja nad ütlesid, et nad teevad oma taotluse ja nad siis ei tahtnud. Aga nüüd me konsulteerime päris palju ja ma arvan, et nad ikkagi tulevad, vähemalt metoodika osas nad on juba meil partnerid. Aga neil oli väga selge huvi enda asja teha ja siis nad ütlesid osalusel ei. Veel. Mul on küsimus, et kui projekti kirjutati, siis oli täiesti, ma julgeksin ütelda, edulugu Aasia suunal. Kas seal on mingid edasiarendid? Jaa, meil on üks doktorant praegu Tsinghua ülikoolist, kes tegeleb sellega, siis paar kuud tagasi käis Shanghai ülikooli Smart City Instituudi juhtkond käis siin meil külas. Nende 3 tudengit on osalenud meil koolitusel, nii et see teema... Ma mõtlen eelkõige nüüd teda ärilist aspekti.
äriliselt Aasiaga on ikkagi väga keeruline, pigem on täna ikkagi see teaduskoostöö ja huvi, seal on väga entusiastlik põlvkond selliseid, et me võiks, kindlasti see ei ole nii, aga Aasia riikides on täna palju rohkem selliseid tehnoloogiahuvilisi sotsiaalteadlasi kui vana Euroopa riikides. Kui ma ei eksi mälu järgi, kas see olnud Shanghai projekt oli üks, mis mobiilsusseiret seal arendas, kas sellest midagi välja? Ja Shanghai ülikooli Smart City instituudiga, et nemad käisidki prorektori tasemel siin ja meil koostöö jätkub ja teadusartiklid on kirjutamisel ja üks doktorant tegeleb seal linnasensoritega meie kaasabil. Olgu, aitäh Rein ja läheme küsimuste juurde. Küsimuste plokk. Mare, äkki kommenteerid? Kohe ära vastada, et koostöö teiste uuringutega ja otse loomulikult teeme, et tegelikult meie siis projekte uuringud midagi seda, mida teised ei tee võib-olla tavaliselt nii palju, et me arendame metodoloogiat. Nii et me tegelikult kõigi teiste Eesti suuremate uuringutega teeme koostööd ja kõigega läheb rohkem, päris algusest peale on meil siis Statistikaameti kõigi uuringutega, PIAK uuringu on olnud meie väga lähedane partner, aga terviseteadlaste, kes on kõige rohkem meie siis kasu saanud ka veel, et kui ära nimetada Euroopa sotsiaaluuring ja ränne. Et Euroopa sotsiaaluuringus on 900 teemat kokku umbes, me oleme üritanud neid aeg-ajalt lugeda, neid väga palju, kõige rohkem publitseeritakse pärast või tuleb see väljundit, on siis riigiteadustes, tervises, majanduses, töö ja nii edasi. Ränne on seal allpool, aga näiteks see allpool tähendab ikkagist väga suurt numbrit. Praegu ma tean, et majandusteadlastel oli üks suur rahvusvaheline projekt, kus nad ESS-i andmeid kasutasid rändeuuringuteks. HTM-il rahvuskaaslaste programm kasutab praegu Euroopa sotsiaaluuringu andmeid ja Siseministeeriumil on näiteks praegu just seoses nende küsimustega, mis meil siin on, et nemad on ka selle terve ühe projekti üles ehitanud või siis Euroopa sotsiaaluuringuna, aga jah, et selle viimase projekti näiteks kevadel lõpe ja ma tean seda töörühma, kes sellega töötab, et need teadlased ei ole tahtnud ka meelega liiga aktiivselt praegu olla, et kuna ka ei ole lõppenud, võib-olla Siseministeerium on siis esiõigus öelda midagi tulemuste kohta. Andres, mul oli üks niisugune küsimus, et kuna selle uuringu vastu huvi tunnevad sotsiaaliaga tegelevad ju väga paljud ministeeriumid. Et kes võiks olla, kuidas võiks olla selle tellimus nii-öelda vormistatud, kas see viis praegu on mõistlik ilmselt tuleviku mõttes, et kuidas see ministeeriumide soov võiks kajastada kõige paremal viisil, mis tuleviku praegune on, et praegu võiks olla, et praegu me teeme niikuinii ministeeriumidega koostööd ka, aga et see pigem, ma ütleks, et see väga konkreetne, kuidas ta vormistatud on, et see peaks võib-olla need, kes riigi tasandil siin töötavad, et te peaksid ise mõtlema, kuidas seda kõige mõistlikult teha on, sest et meil on see fenomen, et uuringus on kasulik väga paljudele, et on palju selliseid nišiuuringuid, et kus on väga selge, et ühe ministeeriumi huvi ja siis nad ütlevad, jah, meie selles seisame, et meil on neid ministeeriumi väga liiga palju. Ja kui teil ühene küsimus, kuidas see mujal ilmas toimub? Mujal ilma, see on ikkagist, see on teadusprojekt, väga ühemõtteliselt ja meie kasutajaskond tegelikult on ju 80%, arvud on suured, aga 80% on tegelikult akadeemilised inimesed ja väga palju on siis üliõpilased, nüüd on koolide õpilased isegi, kui nad peavad seal mingeid teadusanalüüse tegema. Et ja teistes riikides on Hollandis on vist Keskkonnaministeerium ka, aga valdavalt on ta ikkagist ühemõtteliselt teadusprojekt, teadusakadeemiad, ATM-id, on teadusinfra. Meil oleks ka, ma arvan, et meie enda identiteet on ikkagist, et teadus peab olema kasuks otse loomulikult ühiskonnale, aga see, et tast kasu oleks, et ta ei oleks mingi tavaline projekt, et ta oleks see kõrge kvaliteediline, mida me praegu ütleme, et ta peaks olema ikkagist teaduspõhine kindlasti. Ja siin pole midagi parata, et me oleme kõigi ministeeriumitega seda koostööd tegelikult ka teinud,
et siis tõepoolest minu kogemus on see, et ministeeriumitel võivad mingid väga praktilised ülesanded olla, et tal on järgmise aasta eelarveks vaja mingi küsimus lahendada, aga see on niisugune lühiajaline, et ta võiks olla teadusinfraprojekt ja siis kasuks ühiskonnale. Nii, kas on kellelgi veel tekib küsimusi? Mul oleks sellist Andresele üks Kollistele, kui enne digiajastut võis veel aru saada, et raamatukogud arendavad paljud ütelda paralleelselt, lihtsalt ei ole võimalik minna ühelist linnast teise alati teadusartikleid lugema, siis digiajastul on see kattumise probleem tegelikult palju teistmoodi. Kuidas sa hindad ja mis on arengud selles kolmnurgas, ütleme, Rahvusraamatukogu, Teadusraamatukogu, Tartu Ülikooli raamatukogu, mis on suhteliselt igivana probleem? Jah, probleem on vaatamata digiajastul on ikkagi täiesti olemas muidugi. Aga ma arvan, et Tartu Ülikooli raamatukoguga on meil klapp väga hea. Ma suuri probleeme ei näe. Rahvusraamatukogu võib-olla täidabki teisi ülesandeid ka. Ja probleem on selles, et need ülesanded ei ole hästi täpselt defineeritud ja maad ei ole nagu selgelt jagatud. Maad oleks nagu täpsemalt selge, mida Rahvusraamatukogu teeb, mille eest ta vastutab. Mida ülikoolide raamatukogud teevad, siis oleks see lihtsam. Kas sa leiad, et selles valdkonnas on praegu ressursi raiskamist? Seda esineb, jah. Nii, kas on kellegi mõtteid, küsimusi? Jätkusuutlikkuse seisukohalt selle ploki projektidega on keegi soovib midagi kommenteerida? Jah, võib-olla ka selle digiteerimise või andmevara projekti kohta, et kindlasti ma mäletan, et kui seda neutraliseerimiskeskust esitati, siis oli oluline argument, et see saab kulude kokku hoida. Aga praegu siin teie esitusest tuli välja, et just nagu ikkagi on kallimaks näinud. Miks kallimaks? Rahalise jätkusuutlikkuse probleemidele. Jaa, küsimus on selles, et lihtsalt öeldes neutraliseerimiskeskus, kui ta tööle hakkab, lihtsate numbritega rääkides 10 eurot raamat. Ja kui teha 40 000 raamatut aastas, siis selleks on vaja 400 000. Ma ei ole väga kindel, et Eesti raamatukogud on valmis selle raha välja panema ja tellima neid töid. Et see kuskilt tekiks see ressurss, et seda väga kena asja käigus hoida. Mõtted on, eks ole, et seda kuskilt mujalt saada neid tellimusi ja ise majandavatele osaliselt käivitada. See on see probleem, mis tegelikult kipub kõikide nende objektide juures olema. Tuleb enne ära digitaliseerida, kui ära ei viima. Aga kui praegu rohkem küsimusi ei ole, siis läheme järgmise ploki teemadega edasi ja esimene on siis Enn räägib meile Eesti osalemisest Euroopa Nõukogu. Ta on teaduslikud uuringud väga tihedasti seotud rakenduslike uuringutega ja näiteks Jaapanis G-Paagis tuleb 40% eelarvest Jaapani tööstusest. Kusjuures äri on kasulik selles mõttes, et 40% raha tuleb kuidas nüüd firmade käest, aga 15% tööaega kulutatakse ainult selleks. Nii et selle tõttu ärge laske ennast siin väga nii häirida. Millest me siis räägime? Miks on siis neutronkiirgusmeetodeid vaja väga pealiskaudselt ja mis on siis ESS kui selline, ta on unikaalne tööstuskompleks, Eesti osalus ESS-i, Eesti on liitunud ametlikult sellega ja mis olid siis nende projektide eesmärgid, indikaatorid, nende täitmine ja praegu konkreetne projekti käik ja mõned kokkuvõtted ja tuleviku väljavaated siis põhimõtteliselt. Nüüd on teil üks selline slaid, kes asjasse mitte pühendatuid võib-olla ära ehmatab, aga neutronkiirgusmeetodid või üldse neutron ajumismeetodid on võimalik rakendada kõikpidi võimalikel
loodusteaduslikel, meditsiini, farmaatsia, tehnoloogia, tehnika erialadel ja alustame siis näiteks kas või inseneriteadusteks. Kui me kasutame neutrontomograafiat või neutronkuvamist ja muid asju, siis me põhimõtteliselt saame väga hästi vaadata, miks meie materjalid, ehitusmaterjalid korrodeeruvad. Näiteks ülemaailmne probleem on armatuuri korrosioon viletsates tsementides, sellepärast et vahepeal raha kokkuhoiu mõttes hakati kasutama väga ebakvaliteetseid tsemente ja nüüd siis kõik suured sillad ja mingid kõrgeehitused tegelikult väga intensiivselt korrodeerivad. Ja neutronkiirgusmeetodiga saame me teha seda, et lõikame ühe suure ploki sellest sillast kui kuskilt mitte vähem olulisest kohast välja, panna ta neutron tomograafia all ja näha, mis asjad meil seal toimuvad. Kui nii piltlikult öelda, miks seda meil vaja on. Nii, saame vaadata, kuidas siis sisepõlemismootorid, elektrimootorid, igasugused muud protonmootorid töötavad konkreetsetes töötingimustes. Praegu ESS-i disainitakse ühte sellist mõõteinstrumenti, kuhu me saame panna stresside, mehaaniliste stresside uurimiseks terve osa lennuki tiivast alla ja saame vaadata, millised stressid kuhu kohta tekib. See on tehnoloogia arendamisel väga oluline, et teada, kuidas siis disainida õigeid lennuki tiibu, kinnituskohti, keeviseid ja igasuguseid muid asju. Nii, no lisaks sellele geoloogias saadakse teda kasutada ja põhimõtteliselt isegi humanitaarteadustes kasutatakse väga intensiivselt praegu erinevad neutronmeetodeid arheoloogiliste leidude uurimiseks nendes ajaloolistes Egiptuse püramiidis tühikute avastamiseks oli näiteks üks hiljuti lugeda võimalik, kuidas avastati salapehitud kambrid ja põhimõtteliselt saab teha ka uurimiskultuuri väärtustes. Füüsikas seda me ei räägi, füüsikas on neutronkiirgused või neutronmeetodid väga olulised edasiarendused ja bioloogias saame teada rakustruktuuri, rakumembraanid ja põhimõtteliselt neutronkiirgusmeetodid on olulised selliste süsteemide korral, mida nimetatakse niimoodi soht või pehmeks mateeriaks, mis on siis biokeemilised süsteemid, poolsed süsteemid, hierarhilise erineva struktuuriga süsteemid ja selle tõttu siis on neid vaja. Teda on vaja ka agraarteadustes, kuidas toimub mullastikus niiskuse liikumine, taimedest toitainete vee liikumine. Saame teha põhimõtteliselt meditsiini ja farmaatsias on väga oluliseks kujunenud. Lisaks sellele meetodi, mida hakkab hiljem nüüd Ergo rääkima, erinevad sünkrotron ajumise meetodil ja sünkrotronkiirgusel baseeruvad meetodid ka neutronkiirgussüsteemid. Kas või näiteks ravimite lahustumise dünaamika, vesiniksidemete protoneerumise dünaamika, igasugused kolloidsüsteemid, nii et selle tõttu on neutronkiirgusmeetodid väga olulised. Ma vabandan, ole hea, keskendu järele 2 minutit. Oi, jah, kohe saab. Eesti osaleb selle samas ESS unikaalse teaduskompleksi arendamisel ja põhimõtteliselt osaleme me väga erinevates kohtades ja ESS ehitamiskulud on siis 1,84 miljardit, Eesti panus on sellest 0,25% ja meie ingaid kaudse panuse projektid on 3,2% ja Eestis on võetud ette siis konsortsiumi moodustamine. Konsortsium on moodustatud, koosneb Haridus-Teadusministeeriumist, ETAG-ist, KBF-ist, Tallinna Tehnikaülikoolist ja Tartu Ülikooli Füüsika Keemia Instituudist, kaasa arvatud rektoraadist. Erinevates nendes initsiatiivides on osalenud siis Keemia Instituudist hunnik palju teadlasi, Füüsika Instituudist, Tallinna Tehnikaülikoolist, KBF-ilt ja on siis Eesti-sisene teadmussiire käima pandud. Teeme intensiivset rahvusvahelist koostööd, teeme koostööd selliste juhtivate süsteemide nagu Paul Schereri instituut, Helmut Zentrum Berliin, ISIS, see on siis Oxfordi lähedal asuv Inglista kiirgusallikas ja põhimõtteliselt oleme korraldanud kevadkoole, mis on siis kõikidele Tartu Ülikooli doktorantide olnud avatud. Oleme koostöös Helmut Zentrum Berliiniga korraldanud ka rahvusvahelisi suvekoole, kus Eesti inimesed on osalenud. On siis põhimõtteliselt avaldatud koostöös hunnik artikleid, on peetud 39 ettekannet, kaitstud vähemalt 2 magistri, 1 doktoritöö ja põhimõtteliselt kasutatakse siis nõnda nimetatud erinevate sohtmätte asjade uurimiseks, kaasa arvatud fotoergostatud süsteemid. On olemas siis ESS webpage, sellest ESS webpage'ist saate siis lugeda
põhimõtteliselt sellest uudistest, on antud siis hulgaliselt pressiteateid, on põhimõtteliselt intervjuusid raadios, ajalehtedes, igal pool mujal. Nii, ja mis kõige tähtsam on põhimõtteliselt, kuna tegemist on hästi kõrgtehnoloogilise süsteemiga, kus on hästi palju erinevaid võimalusi kasutada erinevate Eesti ettevõtete kompetentsi, siis meil on olemas tööstussuhete spetsialist Ott Remane, kes on siis pidanud intensiivseid läbirääkimisi ja vähemalt otseselt on David teavitatud 142 Eesti ettevõtet ja osa Eesti ettevõtteid on siis liitunud selle andmebaasiga, tegeldakse siis nõndanimetatud finantseerimise katmiseks kaudse panuse projektidega, mis on siis elektrokeemilised laserergastussüsteem, mida siis erinevatel mõõtesüsteemidel kasutatakse ESS-is erinevates kohtades, on olemas siis selleks, et üldse neutronid või prootonid kiirendada saaks, on disainimisel uudne transformaatorite energia aktiveerimise süsteem ja kokkuvõtteks siis võib öelda, et Eesti on siis liitunud antud algatusega, on sõlminud mitmeid kaudseid panuse projekte, kaasa arvatud täiesti absoluutselt esimene kaudse panuse projekt, mis on senini kahjuks ainukene. Praegult on sellest ESFRI objektist saanud Eriku projekt ja osaline mõningane nende kaudse panuse projektide viivitus on tinginud ka sellest, et see ESFRIst üleminek Erikuks võttis päris palju aega, aga nüüd on see probleem lahendatud ja on tehtud siis koostööd väljaspoolt Eestist erinevate süsteemidega. Ja nüüd, kui tuleviku väljavaadeid on olemas siis kogemustega kaader, kes oskab siis neutronkiirgus katseid läbi viia, see on päris keeruline tehnoloogia ja põhimõtteliselt esimest 5 korda inimest iseseisvalt sinna tööle ei lastagi, pärast seda, kui ta on 5 korda seal käinud, siis on ta võimeline seda tegema ja ma tänan tähelepanu eest. Aitäh sulle. Selle objekti näol on tegemist mõneti unikaalse situatsiooniga, sest TAN võttis enne, kui üldse teekaarti objekte käsitlema hakati, vastu otsuse, et Eesti sellega liitub ja nägi kindlasti Eestile suurt kasu. Me kutsusime siia küll ajakirjanikke, ma ei tea, kas neid siin on, aga kui ajakirjanikule maksumaksja ilgus seletada, so what for Estonia? Nagu ma juba 3. slaidilt sulle näitasin, põhimõtteliselt so what for Estonia, kui Eesti ettevõtted suudavad oma, kuidas nüüd öeldakse, mugavustsooni ületada, siis neil on võimalik osaleda ühe väga kõrgtehnoloogilise arendustegevuse läbiviimisel. Kaasa arvatud erinevast inseneeriast, kaasa arvatud biomeditsiini, biokatalüüsi projektidest, farmaatsia projektidest ja materjaliteadusest rääkimata. Mulle üldse ei meeldi iga hommikul või igal õhtul oma moblat laadida. Ma kahjuks tahan tunnistanud, ma tunnen neid inimesi, kes liitiumioonpatareisid arendavad ja liitiumioonpatareide parimad modifikatsioonid võivad selguda ka sellest samast tegevusest. Ja lihtsalt kui vaadata seda kirjalt, mis on, kas need lennukitiivad uuritakse või uurita, Eesti õhk on ikkagi miinuses selle. No kui sa niimoodi küsid, siis erinevalt võib-olla mõningatest teistest sellest, kus nagu rõhutati, et me oleme nagu põhiliselt tahtnud ollagi Eesti kesksed. See projekt on tõeliselt rahvusvaheline projekt. Ei ole võimalik teha Eesti spetsiifilist materjaliteadust või Eesti spetsiifilist meditsiini või Eesti ravimitööstust. See on tõsiselt rahvusvahelise konsortsiumi tegevus ja anna mulle andeks. Ei, see on vajalik, ma pean lihtsalt irriteerima. Ma küsiks selle küsimuse, et kui see lähtub samast küsimusest tõstatus, et see on vaata kasv, eks ole, siis milline see panus on, kas see on nüüd puhtalt raha või siis tuleb sellega mingi reaalne tükk või laboratoorium, mis kuulub Eestile kuidagi moodi või kasutada lihtsalt infopuudused? Tähendab, vaat nüüd on 2, Ergo hakkab rääkima varsti sellest, kus on olemas nõnda nimelt konkreetne Soome-Eesti ühis Beamline kanal, kus see on, seda me saame öelda, et see on eestlaste soomlaste oma. ESS-il on teine poliitika. ESS-is on kõik kõigi oma. ESS-i juhtkomitee eraldab mõõtmist aega ja selle tõttu need süsteemi, näiteks kas või see elektrokeemiline rakk või mingi gaasirakk, mille me disainime pärast üleandmist ESS-ile, on kõik ESS-i oma. Nii, Ene, viimane küsimus. Ma sain küsimus, ma siin küll teada, ma olen lugenud, ma mitu korda seda, et toimuvad niisugused toredad õppused ja nii edasi. Aga tegelikult hakkab see projekt käima ju alles siis, kui mind, mis võib-olla enam isegi ei olegi.
kas tuleb hinnaga 2025? Ei. Esimesed neutronid tulevad 19. Need on olemas. Esimesed neutronid on olemas. Need on tähendab selles mõttes ja ESS-i ringi tulevad 2019. Nad on olemas, seda ma tean. Ei, neutronid on üldse olemas ka, jah, see on selge, aga nad sinna ringi tulevad 2019 juba. Nii et ma usun, et meie veel teiega oleme sellel aastal täitsa sellel ajal töövõimelised täitsa. Ja põhimõtteliselt aga reaalsed resultaadid siis ikkagi... No reaalsed resultaadid selguvad 2-3 nädalaga, sest mõni eksperiment võib kestagi 2-3 nädalat. Ja kui teatakse, kuhu näiteks kütuseelemendis vesi koguneb, siis teatakse disainida palju paremad kanalid. Ei tehta enam niisuguse 90 nurga all selle niiske gaasi väljavõtvoolu kanaleid, kuhu jäätus koguneb. Aitäh, Taivo küsimus ja teised jäävad teise plokki ära praegu. Ma arvan, et üks oluline lisaväärtus, mida sellest projektist saada, on just nimelt in-kind projektide kaudu, mis osaleda selles tehnoloogia väljatöötamises ja selles protsessis. Ma tahtsin küsida, et mis see viimane seis need in-kind projektidega on, et ma tean, et üks on heaks kiidetud, aga et kui palju neid on veel töös? Teeme nii, jätame selle küsimuse sellesse plokki, see on üles pandud. Vähemalt 4-5 on töös. Nii. Järgult ettekandele tehti sissejuhatus juba ära, nii et me kuuleme Eesti osalust Maks 4 kiirkanali. Head lugupeetud kolleegid ja sõbrad siin, ma palun luba, et ma võiks istuda oma ettekande ajal, kuna mul on põlvedega probleem, ma kardan, et ma ei ole võimeline siin kogu selle aja püsti seisma. Aga jah, nagu kuna Enn rääkis ära kõik füüsika ja keemia, saab siis mina sellele ei lasku, vaid räägin siis, mis on siis tehtud ja kuhu me siis tahame jõuda selle suure projektiga, mis tegelikult mõtetes oli juba peaaegu 10 aastat tagasi, aga mis nii-öelda aktiivsemalt on tegutsetud viimased vähem kui 3 aastat. No kõigepealt taotlusest ma võtsin välja, mis olid meie ülesanded. Noh, nagu te näete, siin on suhteliselt konkreetseid asju, on ka natukene laiemat juttu. Aga põhiline, kui võtta ühe sõnaga või ühe lausega proovida kõik kokku võtta, siis ülesanne ikkagi oli selle sünkrotronkiirguse kasutamist propageerida ja eriti just Eesti tööstuse hulgas, et siduda Eesti tööstust võimalikult palju siis selle metoodikaga ja siis selgitada neile, mida sellega teha annab. Nii, kui me saime siis selle rahastuse, siis tegelikult oli täiesti selge, et sellise viimase peal kiirekanali jaoks, mis oleks täiesti komplekteeritud, on umbes 2 korda nii vähe või liiga vähe raha, aga 6 miljonit me ei julgenud ka küsida, sest siis me ei oleks seda kindlasti saanud. Nii et meil oli siis 2 võimalust, kas me ehitame siis ainult Eesti panusena välja siis sellise nii-öelda säästuvariandi, kasutades siis vanu undulaatoreid või siis tõesti koopereerume ja me valisime siis teise variandi ja koopereerusime soomlastega, kes siis tänu sellele, et me olime juba enne rahastuse saanud, said siis oma akadeemialt veel 3,5 miljonit, et siis see kiirekanal välja ehitada täiesti komplekteeritult ja tõesti viimase peal maailma parimate parameetritega. Ja selleks, et see kõik toimiks, oli meil vaja muidugi siis rahvusvahelist seltskonda, nii et meil on siis lisaks siis nendele inimestele, kes siin üles loetatud, oli veel rahvusvaheline juhtkomitee, kuhu siis kuulusid juhtivad teadlased Põhja- ja Kesk-Euroopast. Nüüd kõigepealt siis esimene asi tuli siis nii-öelda teoreetiliselt see kiirekanal välja arvutada, tema parameetrid, fikseerida siis nende parameetrite põhjal siis optika konstrueerida ja see oli kõik päris tõsine töö ja nõudis palju aega, aga see õnnestus ja see optika skeem on siis siin välja toodud. Ma ei hakka siin detailidesse laskuma ja ka siis 2 mõõtejaama siin lõpus, kuna see kiirekanal on 2-haruline, on siis siin
kulutatud ja need ka siis ehitatakse välja, nende jaoks on ka raha olemas, nii et lisaks siis, kui sai optiline skeem fikseeritud, siis muidugi oli vaja riigihanked läbi viia, et siis firmadelt tellida siis selliseid optilisi elemente, mille kõverus raadius tohtis erineda, tolerants oli ainult 2 ångströmit ehk siis sisuliselt aatomkiht, kusjuures selle peegli pindala või pikkus on umbes pool meetrit ja selliseid elemente, optilisi elemente on siis 5 tükki seal. Nii et noh, see oli väga tõsine ülesanne. Ja FMB siis üks firma siis Berliinis siis sai selle tööga hakkama ja siis nüüd praegu on need elemendid on kõik valmis, need on seal puhtas ruumis, ootavad aega, kuni nad monteerida. Samal ajal paralleelselt muidugi käis ka siis ringiehitus ja siis ka selle kiirekanali kambrite ehitus, siin on siis kuna on top-up injektsioon kogu aeg, siis on suur radiatsiooniline koormus, see on kõik pliiga kaetud, see esimene optiline pool ja pärast siis on mõõtesüsteemid siin, operaatorid ja siis teadlased istuvad siis veel omaette kabinettides, nii et need on kõik projekteeritud ja ka välja ehitatud, nii et ootavad siis, millal me hakkame monteerima. Ja samuti siin on kirjas siis frontendi, mis on siis esimene optiline skeem, mis peab siis soojuskoormuse maha võtma. Kuna me saime nüüd raha juurde, tänu soomlastele, siis me mitte ei hakanud kasutama vana undulaatorit, vaid saime projekteerida täiesti uue ja see võimaldas meil siis selle kiirguskanali pehme poole viia hästi alla 4,3 elektronvoltini, mis siis tekitas väga suure huviga luminessentsi seltskonna hulgas ja selle tõttu siis ka mõõtekambreid on antud hetkel siis 3 tükki konstrueerimisel ja ehitamisel. Osa on juba konstrueeritud, käib ehitustöö, need on siis gaasfaas, siis tahkise faas või siis pinnafüüsika ja siis luminessentsi kamber. Ja saab kokkuvõtteks siis võib öelda, et selle lühikese aja seest on meil siis täiesti maailmas unikaalne kiirekanal välja arvutatud, objektid või need detailid on olemas, ka ruum on välja ehitatud, ootab monteerimist ja üldiselt on see selline ühe kiirekanaliga variant suhteliselt unikaalne, et katab niivõrd laia piirkonna 4,3 ehk siis normaallangemisega ja libiseva langemisega ala ja siis sellest tuleb kindlasti, kui ta meil käima nüüd läheb, tuleb suur hitt. Ja koos siis ESS-iga, siin on nüüd näha, ESS on siin ja siin on Max 4, need on küll veel kunstniku sellised visioonid siin, sinna vahele tuleb umbes kuskil 6000 inimesega teaduslinnak ja see, et selline suur, meie lähim suurim teadustaristu, et ka Eesti seal osaleb, on väga tähtis nii ja muidugi kogu selle asja eest me täname siis ka Regionaalarengu Fondi, Teadusministeeriumit, Sihtasutust Archimedes, Soome Akadeemiat ja Max 4 laboratooriumi. Aitäh! Aitäh, Heldo! Kas on küsimus? Mul on selline kommentaar ja küsimus, et see on tegelikult üks näide, tõeline näide rahvusvahelist koostöös selles mõttes, et selle projekti juured ulatuvad 30 aastase tagusesse aega ja said alguse Eesti välisteadlase või teadlaste algatuspanusest, kuid mul on sellega seos ka küsimus, kui projektis on kirjas, et teise etappi edu sõltub sellest, kas soomlased maksavad see 2,2 miljonit ära või mitte, siis kuidas me saame niisugust küllalt edukat rahvusvahelist projekti edasi arendada, kui justkui nagu
enamus rahastusest sõltub väljaspool meie piire? No see situatsioon oli selline, et noh, meil oli 2 varianti, eks, kas loota soomlaste peale või hakata siis siin veel mingit lisaprojekti kirjutama ja noh, see selge see, et noh, Eesti tegelikult oli juba väga palju panustanud, ega see 3 miljonit on ikka väga suur raha ja noh, sellepärast siit nüüd lisa küsida oleks noh, isegi minu arvates natuke ebaeetiline. Ja ma mõtlen just jätkusuutlikkuse aspektist tulevikus, et kuidas sa seda näed? No jah, ega tulevikus me kunagi, kuna noh, meil kogu see projekt on noh, või kogu elu on projektipõhine, noh, siis sa mõtled praegu nüüd, et nüüd konkreetne situatsioon või siis... Hakkab juba nüüd tööle. No siis nagu ei ole vist probleeme või? Sa mõtled, mida sa selle 2,2 miljoni all mõtlesid? Ma tõin lihtsalt näite, et edasiarendused Soomest, Eesti võimalused on, ma ei oma ettekujutust, kui palju see maksab täpselt. Aga võib-olla Marko vist tõstis seda ma lihtsalt tahtsin täpsustada, et tegelikult meil on ju kokku lepitud see strateegia. Kõigepealt ma tahan öelda, et see on esimene rahvusvaheline tiimlaen üldse Max 4 laboratooriumis. Siiamaani on ainult Rootsi Peigmännis. Ja teine asi tegelikult meil on kokku lepitud see, et ühel hetkel läheb see üle Max Labi omandusse see tiimlaen, et see on 10 aasta pärast umbes. Koos siis nüüd elushoidmise kohustusega. See on selles mõttes, et ega loomulikult meie huvi on kindlasti see, et meie mehed oleks seal koha peal. Et kui ei ole, tähendab eestlasi ega soomlasi, siis ei ole ei Eesti ega Soome tiimlaine. Ega jah, elektrikulu me seal ei jõua kindlasti maksta iga aasta, see oleks Eesti riigile liiga suur koormus. Ja külapidamiskulusid tähendab iga aasta. Selge. Aitäh, Ergo. Aitäh. Lähme järgmise ettekande, mis on nanomaterjalid, pikk Namuur ja mikrofabrikatsiooni keskus. Sven Oleja. Ergo. Tervist. Mina olen Sven Lange ja siis esitlen teile siis nüüd ikkagi siiamaani veel keemiast, füüsikast, materjaliteadusest lähtuvalt järgmist teekaardi objekti, kuid sellel juhul nüüd on ikkagi asjad, mida on tehtud, on õnneks Eestimaal, et me oleme jõudnud siia tagasi. Oma olemuselt on see teekaardi objekt siis fokusseeritud olnud 3 seadmekompleksi ostmisele, mis siis peaksid oma idees arendama edasi ja tõstma järgmisele tasemele nanotehnoloogia alaseid uuringuid materjaliteaduses, mis siis tegelikult laiemale publikule, see tähendab keemiat ja füüsikat väga paljuski ja nende sümbioosi. Nende seadmete ostmine võimaldab ja ka nõuab kindlasti uue taseme oskuste omandamist nagu paljud uued tehnoloogiad. Ja loodetavasti tõstab see Eesti nähtavust ja võimaldab ka anda kvaliteetsemat haridust seoses siis uute tehnoloogiate kasutuselevõtulega, mida Eestis varem siis ei ole kasutatud antud valdkonnas. Ja mida selle projekti käigus on tehtud, on siis ostetud 3 sellist seadmekompleksi, mida meie nimetame TEMX, SEMX ja Time of Flight Simsiks. Eestikeelsed vasted on pikad ja keerulised. Need seadmed on suured, nende ostmiseks on tehtud palju ettevalmistustööd, on olemas ruumid ja nende masinate peal peavad töötama ka väljaõppinud operaatorid. Nagu ka mitmete erinevate eelnevate esitluste puhul siin on mainitud, et ega ikka kõiki inimesi kõiki asju kasutama ei lasta ja siin on ka see probleem, et seadmed on keerulised ja kallid ja selle tõttu peab olema jätkusuutlikult selliste seadmete kasutamiseks olemas operaator, kes on välja õppinud ja kes oskab neid tegevusi teha, mida siis kas akadeemiline klient või ka eraklient meilt ootab. Ja seda projekti on ka nii palju kui võimalik olnud ka üritatud avalikustada. Siin on erinevaid siis väljavõtteid sellest, mida on tehtud. Ma teen siis kiire ülevaate, millised need on. Need seadmed on väga kallid. Esimene on siis meil läbilaskus elektronmikroskoop, hinna suurusjärk 1,6 miljonit.
ja tegemist on siis väga lihtsalt seadmega, millega on võimalik pildistada materjale siis aatomlahutusega. Tegemist on tõenäoliselt unikaalse seadmega Eesti, Läti, võib-olla ka Leedu võtmes. Soomega me võib-olla ei konkureeri või seal on ka paralleelselt sama taseme masinad olemas. Masin on olemas, töötab alates sügises 2014 ja meil on seal ka toimiv teadustöö hetkel, on olemas esimesed indikaatorid, artiklid ilmunud. Käib ka aktiivne operaatorite koolitamine, et tagada jätkusuutlikkust. Loodetavasti järgmisest aastast see kvaliteet veel siis nii-öelda kasvab. Siis Time of Flight SIMS on nüüd spetsiifiline aparaat, mis tegeleb nanomõõdus ainekihtide analüüsiga või detekteerimisega. See seade on olnud meil töös veidikene aega kauem, alates 2014. Selle peal on ka operaatorid välja koolitatud ja jällegi protsess on pidev, koolitusedki toimuvad edasi. Ja jällegi töö on alustatud ja loodetavasti kiireneb tulevikus, siis teadustöö pluss siis ka erasektori klientide teenindamine nii palju, kui see on senimaani olnud võimalik ja nii palju, kui on huvi tuntud. Ja kolmandaks on siis Tallinna Tehnikaülikoolis selline mitmest seadmest koosnev kompleks, mis on siis koosneb kõrglahutus elektronmikroskoobist ja 2 siis abiseadmest. Ka on töös olnud aastast 2014 ja toodab artikleid ja siin on ka erasektori kliente käinud peal juba tähendab rohkem kui teiste 2 peal. Selleks, et seda süsteemi siis promoveerida ja kasutada kasutajatele kuidagi ühtselt, on loodud ka veebiliides, mis täna tehniliselt töötab, siin on üleval informatsioon nende seadmete kohta. Küll aga ei ole veel täielikult paika loksunud see, kuidas moodi masinaoperaatorid hakkavad selle veebiliidese kaudu siis kasutusaegu nendele masinatele välja jagama ja kuidas seda täpselt siis monitoorida. Et siin on, nüanss on selles, sõltub mõnes mõttes ka poliitilistest valikutest, mis on erinevates instituutides, et kuidas neid asju täpselt teha. Et loodame siin ka selgust ja kindlasti siin tekivad uuendused ja lisad veel selle aasta jooksul. Rääkides sellest, mis saab edasi, on suur probleem see, et nende seadmete kasutusekspluatatsioon on kallis, mõned näited numbritest, mida need masinad nõuavad. Need on, kuna masinad ise on 1 000 000 eurot ja rohkem tükk ja kui sul on siin ka mõniprotsendised kulud, siis need on väga suured. Ja samuti operaatorid, kui operaatorid nende seadmetel ei ole, siis need seadmed ei tööta kahjuks. Ja loomulikult nähtavus. Aga nüüd lähen kiiresti edasi, mis saab edasi. Namuuri tulevik kätkeb endas tema seadmetega liidetakse nanobiotehnoloogia mikrofabrikatsiooni keskus. Ma panin sellele asjale nimeks NBUK ja see tuleb sellisest kombinatsioonist, nende kahe nimetuse kombinatsioonist ja ma nimetasin selle nano- ja biotehnoloogiate uurimiskeskus. Hästi lühidalt selle sisu on selles, et kui meil on olemas täna nanotehnoloogilised seadmed, millega uuridame nanomaailma väga täpselt, siis liidetakse sellele nüüd juurde selline, ütleme niimoodi, et kasutaja ja selleks kasutajaks on biosfääri nanoohutuste uuringute keskus, mis siis tugineb 3 sambal. Meil on väga kõrge kvaliteediline karakteriseerimisvõimekus, me lisame sellele nanofabrikatsiooni võimekuse ehk siis nanomaterjalide loomise võimekuse ja kasutades neid 2 alustala saame uurida väga suurt tulevikuvaldkonda, mis on biosfääri mõju või mõju biosfäärile läbi nanomaterjalide. See valdkond, sellest te kuulete tulevikus, tegemist on sellega, mis siis saab, kui nanomaterjalid on meie ühiskonnas või meie ümber, eks ole. Seda kõik teavad, mis saab siis, kui meil on keemilised ühendid, see on standardiseeritud, aga nanomaterjalide maailm on täielikult uurimata hetkel, kuidas see täpselt mõjub. Ja aitäh!
aitäh. Kas on küsimust? Jääne palun. Minu küsimus on, mitmes kohas kirjutasite, et teil on ikka erasektor ka, kui palju neid on ja kommenteerin, ütleme nii, suurusjärk 10 kontakti, sellist, kus on tehtud mingi mõõtmine, kus on midagi uuritud. Ja ei prognoosi ka antud seadmetele liiga suurt kasutust erasektori poolt. Osalt selle tõttu, et Eestis puudub selle taseme ettevõtlus, kes seda suudaks kasutada ära niimoodi. Ja teiseks on see, et ta on ikkagi kallis ka. Aga nagu juba kord välja öeldud oli, eks ole, et ega siin ei saa eeldada iseseisvat isemajandamist, eks ole. Indrek. Mul on tegelikult sama küsimus, et karakteriseerida seda siis, kui palju see keskus teenindab väljaspool enda seismistakust, et te ütlesite, et see on unikaalne keskus laiemas piirkonnas ja see ei ole ainult ju ettevõtluse küsimus, et kui palju käibe poolest või inimaastate poolest, kui palju ta siis on teenindanud teisi? No küsimus on pigem, et jah, et mis ta perspektiivis hakkab, eks ole, tegema. Ei, ma küsisin ka, et kui palju on ta seda teinud? No praegusel hetkel on see Eesti-sisene koostöö näiteks Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli vahel on reaalselt on mõõtmisi toimunud, eks ole. Aga see on ju ainult siis konsortsiumis sees. Jah, aga ega nüüd nendel seadmetel ei ole koheselt mingisugust väga suurt klientuuri, selleks tuleb need sidemed luua, see informatsioon ka viia nende kasutajateni, et see olemas on. Nii, Andres. Kas küsimus on protsendis või? Ja ükskõik kuidas hinnata, kvantitatiivselt. Ütleme, erasektori kliente hindan alla 10%, ütleme ühiskasutust. Ma ütleksin niimoodi, et ütleme, tulevikus võiks olla vähemalt pool tööd, ühiskasutus kindlasti Eesti ülikoolide vahel, sellepärast, et teaduskond on nii palju seotud, vähemalt selles valdkonnas, eks ole. Andres. Te ütlesite nanomaterjalide mõju biosfäärile, see on üsna väga lai. Suuresti öeldud. Mis see vähe täpsemalt? No antud kontekstis see välja pakutud tulevikuvisioon, mida on 2013 esitatud ka, on see, et üritatakse luua sellist süsteemi, kus me ennustades nanosakeste mõju, me üritame analüüsida, kas see mõju siis selline on või ei ole või millised erisused siis tekivad. Põhimõtteliselt üritatakse kontrollitud parameetritega nanoosakesi viia erinevatesse biosfääri valdkondadesse nagu rakud molekulaarsel tasemel, siis tähendab siis seda, et me võime uurida ka keemilisi reaktsioone ja siis ka ökosüsteem selles mõttes, et me võime vaadata ka nanoosakeste migratsiooni näiteks mullas või vees või mingisuguses sellises keskkonnas. Siin on haaratud küllalt lai erinevate tippteadlaste seltskond, kes selles välja pakutud idees olid. Me oleme sujuvalt läinud teid küsimuste plokki, ma arvan. Me kasutame ära, kus Sven on ees küsimuste ploki jaoks küsimuse, aga ennem, kui ma annan sulle sõna, ma küsin tegelikult selle projekti ühe võtme võib-olla küsimuse, mis on kogu aeg üleval olnud. Sa rääkisid tegelikult Namurist. Lõpuks tõid selle mikrofabrikatsiooni teema sisse, mis on teinud 2 nanotehnoloogia, nanoteaduse projekti, nanomaterjaliteaduse projekti liitmine. Tegevus, milline pidi olema lõpetatud praeguseks ajaks. Sellepärast, et esimene finantsperiood on läbi saanud ja teise finantsperioodi sisseminekul pidi mindama juba ühise projektiga. Sina räägid, et see saab olema tulevikus alles. Kuidas sa kommenteerid seda? No vaata jah, ma ei oska teile seda selles mõttes kommenteerida praegu, et miks sellist sümbioosi täna ei ole loodud, et ole. Kindlasti tähendab, mis praegu toimub, mis täna toimub, eks ole, on selle projekti ettevalmistus, et me saaksime selle koondidee lauale panna.
selles mõttes. Võib-olla mul liiga vähe informatsiooni, ma ei oska öelda. Teine sellega seonduvalt küsimus, et siin oli toodud lihtsalt, ma usun, et see probleem on mitmel projektil ja ma ei taha mitte ainult siit seda projekti pommitada. Siin oli toodud näide, et 2 suurt kompleksi ühes kohas, 3 teises kohas ja just nagu ühistegevust ühendab see portaal. See on kindlasti vajalik, kuid siin on 1+1 ikkagi 2, mitte oluliselt suurem kui 2. Ühist publikatsioonid juba tulevad ja tõenäoliselt hakkab neid kiirenevast tempust tulema. Ma pean silmas ühtset lähenemist, teatud valdkonna piirides ühtset lähenemist, kohenemist. Võib-olla te selgitate täpsemalt, milline peab olema see 2,5 sellisel juhul? Võib-olla soovib. Ühte lähemine on olemas, meil on ühine konsortsium, kes neid probleeme arutab, ühe aparaadiga tehtud analüüs täiendab TEM-i ja vastupidi. Ja see, mis puudutab nüüd mõnega aparaadi konkreetseid näiteid, näiteks Viitov Simsi peal on tehtud LKVN-ile, Eleringile, teistele see kajastuvad siin lihtsalt. No firmade nimed, kas ma loen kõik ette või? Ja on tehtud ka väljaspoole analüüsi, mis võib päris väga kõrged tasemis publikatsioonis välja tulla. Ene ja Ene. Möödunud aasta oli EAS korraldas ühe konkursi, mis olid takkide konkurss ja seal oli sees üks projekt nanotakk, mis kahjuks ei saanud rahastust, aga tahan küsida, kuidas teie projekt on kuidagi selle nanotakk otseselt siia praegu ei puutu rohkem kui selles inimesed on igatahes ära saanud. Ja ma olen olnud takiga seotud, aga see namuuri ta ei puuduta küll hetkel. Kas see puudutab sama küsimus? Lühike kommentaar. Ja tuuleenergia takk ka ei saanud rahastust, aga Simsi tehnoloogia ja high resolution TEM, need osalesid absoluutselt nende 2 selle taotluste sees. Aga jah, raha me ei saanud. Nanobiotehnoloogia on kindlasti sõna, mis on väga seksi. Ma juhin tähelepanu, et kõik molekulid, biopolümerid, organellid, kõik reeglina on suurusjärgus väiksem kui mikromeeter. Ehk teisisõnu, et Jaak Truu ja Anne Kahru on kindlasti heade bioloogiliste teadmistega. Aga öelda, et me nüüd hakkame tegema nanobiotehnoloogiat, tegelikult seda on tehtud alates Artur Linnust. Ja siis tuleks tegelikult kogu biotehnoloogia kompetents Eestis kaasata. Ma arvan, et kõige suurem nanobiotehnoloogia kompetents on hetkel firmasid Koosagen, kes midagi juhuslikult ka päriselt toodab, nanomeetri range'is. Et oleme selle sõnaga hästi ettevaatlikud, sellepärast kõik, mis on väiksem kui mikromeeter, on nanotehnoloogia. Seda võib viia Aristotelesse aegadesse. Absoluutselt. Aga selle enam peab nende sõnad. Ei, selge, tähendab arusaadav. Nii, kas on ka, ma küsin vahele, kas on ka teiste projektidega, mis selles blokis oli, selle kohta küsimusi, et me ei keskenduks mitte ainult sellele. Mul on ühine küsimus. Ole hea. Mul on tegelikult kõigile 3 nendel esinejale üks selline küsimus, et kui me vaatame seda valdkonda nüüd nanotehnoloogia, materjalitehnoloogia ja nii edasi, et kas sel juhul, ütleme, kui nüüd kõik need asjad on valmis ja töökorras, kas sel juhul on valdkonna teadusinfravajadus kaetud või on meil kuskil veel augud, mida me peame hakkama edaspidi katma? See on vist, selle küsimusega vist eelnevalt juba siin räägiti, et see oli see tähelepanek, et kui teha dream list, et peale seda, et väga palju suuremaks see list ei läinudki kui need summad, eks ole. Et kindlasti ka minu isiklik seisukoht on see, et edasi tuleb mõelda rohkem inimeste peale, et alati võib otsida ja alati leitakse ka mingisugune uus tehnoloogia. Võime selle masina endaga, eks ole, välja töötada uue mingisuguse printsiibi, mida kasutada ja võib-olla tulevad järgmises ringis keegi bioloogid ja ütlevad, et nüüd on meil vaja seda samasugust seadet, et teie uut printsiipi kasutada. Et ma ütleksin niimoodi, et see konkreetne Namuuri projekt vähemalt kattis väga olulise nanotehnoloogia uurimisvaldkonna ära, mida meil varem ei olnud. Seda taset ei olnud. Olime piltlikult suurusjärgu kaugusel.
kas Tallinna linn on valmis? Ei ole. Nii. Kas on teistele projektidele veel küsimusi? Ei, ma tahan vastata ka sellele küsimusele, et kas Tallinna linn on valmis. Tallinna linn ei saa loomulikult mitte kunagi valmis. Aga ärge sellest mõistke nüüd niimoodi, et me tahame jälle nii palju teie käest raha saada. Seda me oleme mõista niimoodi, et paratamatult toimub pidev areng teaduse infrastruktuurides, mõõtmistehnoloogiates. Ja kui te küsite, et kas ESS on lõpuni disainitud, ei ole. Sest viimast aparaati aktsepteeritakse 22. aastal. Ja senimaani võetakse arvesse kõik uusimad tehnoloogilised läbimurded, mis neutron mõõtmismeetodites toimub. Ei saa olla niimoodi, et ühel momendil ütleme, et nii, nüüd ongi meil kogu infra valmis ja enam mitte midagi ei ole vaja. Mis puudus on? Puudus on tehnoloogilised süsteemid. Teaduslikus sammus oleme me teinud tõesti väga suure sammu kõrgtehnoloogiliste mõõtmiste suunas edasi. Aga edasi on puudus meil tegelikult tehnoloogilist ja rakendamistega seotud lahendused. Ja see on puudus. Aga muidugi jääb siia, kui tohib me. Hästi lühidalt, ma olen vaja. Et lihtsalt kuna nüüd selles uues perioodis käibemaks ei ole abikõlbulik, siis praegu on igatahes, ma usun, ülikoolid väga raske küsimuse eest, et nad enam ei suuda midagi tellida, sest kallid aparaadid, meil ei ole kuskil 25% võtta seda oma finantseeringut. Nii, see on teema, mis läheb teise plokki, kas viimase kommentaarina? Lihtsalt ühe vastuse veel anda, et osalemine nendes rahvusvahelistes suurtes uurimiskeskustes tegelikult annabki juurdepääsu nendele tehnoloogiatele ja mõõtmismeetoditele, mida meil kunagi ei saagi olema. Et see, et me sinna panustame, tähendab, see annab meile ka võimaluse. Ja väga konkreetselt on näiteks selle Eesti-Soome kiirekanaliga, meil on õigus kasutada ka teisi kiirekanaleid teatud ajaulatuses, kui vaja anda seda Eesti tööstusele kasutada koostöös meie teadlastega. Kõik need võimalused avanevad läbi selle. Et see ei ole mitte niimoodi, et me maksame sisse korra ja siis mitte midagi ei juhtu. Tegelikult saame siit väga palju tagasi hiljem ka. Sama lugu käib ka ESS-i kohta. Aitäh teile, lähme lõunale ja oleme täpselt tagasi pool 3. Pool 2. Ei, vabandust. Kuidas?